Eelmisel aastal kindlasti paljud meie vaatajad said tuttavaks kodu koristamise abimeestega. Küsime ja uurime järgi, mis olid siis eelmise aasta kõige popimad mudelid ja mida inimesed kõige enam armastavad. Kõige populaarsemad robotid siis eelmisest aastast olid Priivac 670 XPR, et kõik värvivalikud. Ja ka teine kõige populaarsem robot oli siis MyBot Exovac 880 Visor. Ta erineb meie teistest mudelitest selle tõttu, et ta siis kaardistab maja ilusti sul ära. Saad märkida keelutsoone, saad suunata kuskile diivani ette, vannituppa, kööki koristama ja teeb väga efektiivselt selle asja puhtaks. See robot siis suudab teha tööd 55–110 minutit järjest. Et ta selle ajaga suudab ära koristada kuskil siin 100–150 ruutmeetrit põrandapinda või siis selle ära pesta. Ka kui nüüd inimesed tahavadki endal nii kodu pesta kui ka siis tolmu võtta, siis tegelikult see on ju eriti praegusel ajal oluline, sest ikka kantakse nagu sellist lund sisse jäävad või porijäljed, et siis ainult ju tolmu ära imemisest ei viisa. Jah, et kuna see robot imeb mingi tolmu ära, aga peseb põrandad, et siis ta võtab väga hästi ka ära tuppa toodud lume ja pori. Et kui esikus robot pesema panna, siis ta võtab selle pori sopa sealt ilusti ära. Aga ma arvan, et üks oluline asi, mida kindlasti kõik loomaomanikud nagu mina ootavad ja eeldavad, on ka loomakarvadest lahti saamine, et minu jaoks on see üks peamine asi, miks ma tegelikult robotit kasutan. Kui ta tolmu imeb, siis ta võtab kõik loomade karvad ilusti tolmupaagi sisse ja pärast saate need karvad ilusti tolmupaagist välja kallata otse prügikasti. No, lisaks põrandapesurobotitele oli teil ka eelmisel aastal üks väga popp teine robot, mis ka kodus akna, klaaspindasid, peegleid, kõike aitab puhtana hoida. Tõesti, meil on siis aknapesemisrobot E-Glass Bot V120T, et temaga saab puhastada siis nii aknad, klaasid, seinad kui ka peeglid. Et ta teeb väga edukalt ka neid puhtaks. Praegusel hetkel, kui sajab palju lund peale ja näiteks minul on linnutoit väljas, aknad on kogu aeg linnutoiduga koos, et kuidas nagu sellise mustusega on? Et esiteks miinuskraadidega ta tööd teha õues ei saa. Aga kui on juba õues plusskraadid, siis ta võtab ka selle linnu, sodi, toidu, linnu kaka akende pealt ära. Et ta teeb väga efektiivselt puhtaks. Aga kuidas on siis väljapanemisega, et kui inimesed, kes elavad kõrgematel korrustel, siis et kui kindel saab olla, et ta sealt alla ei putsata? Et selles võib olla päris kindel, et alla ei kuku. Et robotiga tuleb kaasa ka turvaköis. Et see on siis lisajulgestus, et kui ta peakski alla kukkuma, jätta köie külge alati rippuma. Aga reeglina tal see vaakumi efekt on nii tugev, et ta ei kuku akna küljest alla. Et aknapesemisrobot sobib siis nii akende kui ka klaaside pesemisteks, suurematesse majadesse kui ka korteritesse. Et teda saab kasutada peaaegu igal pool. Minu jaoks oli hea üllatus see, et see aknapesurobot tegelikult sobib ka niimoodi vannitoas näiteks peeglite pesemiseks ja isegi läheb üle vannitoa plaatide vuugivahed, et sobib väga hästi ka vannitoa seintele. Jah, et ta sobib ka sinna, et kuna pinnad on suhteliselt siledad, siis ta peseb ka need pealmised plaadid seal justi puhtaks. Et teda saab panna ka siis näiteks sauna uksele, vannitoa klaasile. Et kui lisada sinna puhastusvahendid peale, et siis ta võtab ka selle sodiselt maha või mustuse. Kõik meie müügipunktid on leitavad internetis mybot.ee, et kui tekib huvi, vaadake sealt lähemalt meie kohta. Kes ei armasta põrandapesu, põrandat tolmu võtmist, klaaside pesu, siis selleks on olemas head abimehed.